Tere! Ma olen varem siin juba rääkinud, kuidas arvutada oma isiklikku tarakaarti numeroloogia abil, aga täna räägime siis sellest, et igal kaardil on ka oma varjukülg ja tegelikult on numeroloogia abil võimalik välja arvutada ka isiklikku varjukaarti ja kuidas siis seda täpselt teha. Alustame sellest, et mis see varjukaart üleüldse on. Varjukaarti peetakse sageli siis isikliku põhikaarti peidetud paariliseks, mis siis näitab teemasid, mida inimene ei pruugi endas kohe märgata, kuid mis mõjutavad tema käitumist ja tema enesearengut. See näitab alateadvust, karmalisi mustreid, sisemisi hirme, varjatud tugevusi ja hinge arengusuunaga on sageli seotud. Mingis mõttes siis võib öelda, et see varjukaart on justkui Jungi süsteemis inimese psühholoogiline vari, mis temaga siis kaasas käib, ehk siis seda varjukülge teades ja tuvastades saab seda siis nii-öelda kõrvaldada ja oma nii-öelda olemust paremaks muuta. No mõningal juhul ei pruugi kõik need varjuküljed ka sellisel kujul avaldanud olla. Kui inimene on juba sisetööd teinud, siis kõik ei pruugi olla, nii et ära siis kurvasta, kui sinul kõiki neid negatiivseid omadusi ei ole. Järelikult oled sa enesearengu teel juba nii kaugel, et seda ei ole. Aga võib-olla on siis huvitav nii enda kui ka lähedaste varjukaartidega tutvuda. Teen siis enda näite puhul siin ära ja põhikaartide arvutamine on siis meelde tuletatud, et põhikaardid siis saadi niimoodi, et liideti siis sünnikuupäev, päev, kuu ja aasta paari kaupa siis niimoodi kokku, et sünnipäev, kuu eraldi ja aasta jagati siis 2. Et kui nüüd see sünnikuu on ka ühekohaline number, siis tuleb ka sinna see 0 ette panna, et siis ei laena nii-öelda numbreid aastast. Ja esimene põhikaart saadakse siis, kui võetakse siis saadud kolmekohalisest summast 2 esimest ühe arvuna ja liidetakse siis see, mis üle jääb, ehk siis 11 + 3 võrdub 14. Selle näite puhul siis mõõdukus ja teine põhikaart, mis on tegelikult ka elude number, on siis ühekohaline 1 + 4. Mõnel võib olla üks põhikaart, aga sageli on 2 ja harvadel juhtudel ka 3, et kui selle teise põhikaardi puhul ka näiteks 10 tuleb, et siis saab ju selle 10-ga 9 taandada või siis 20, 2 + 0 võrdub 2. Et kõik need kaardid mõjutavad, et see on siis nii-öelda see plusspool. Miinuspoole või varjule arvutamiseks siis nimetame seda vari number 1, saadakse siis, kui sa võtad oma ühekohalise põhikaardi numbri, ehk siis selle, mis kõige viimasena sa said, selle näite puhul siis elude number 5 ja taraarkaanide arvust siis lahutad selle. Kui on 22 elude number, siis 22 - 22 on 0 ja 0 võrdub narriga, nii et seda peab ka siis arvestama, et põhimõtteliselt jääb siis samaks. Aga kui meistrinumber, aga 2 + 2 on ka 4 ja 22 - 4 on siis 18, mis on siis kuukaart. Kui ma nüüd õigesti mäletan, peaks olema kuukaart 18.
Nii, ja selle näite puhul siis 22 miinus 5 on 17 ehk siis 17 on meil täht ja täht on siis vari number 1. Mida sellest siis järeldada? Tarakaart on siis tarakaardis täht on siis tavaliselt positiivses võtmesse seotud lootuse, inspiratsiooni, vaimse juhatuse, sisemise valgustusega. See väljendab usku, loomingulisust, intuitiivset võimekust, võimet näha elu suuremat pilti, leida suuremat tähendust, aga tema varjukülg võib olla siis liigne idealism, päästja rolli võtmine, enese idealiseerimine, egovarjud on siin teemaks. Kui tähe suurim valgus on usk, siis suurim vari on sügav pettumus ja lootusetust tunne, et elu ei kanna. Ja kuna täht on väga vaimne kaart, siis varju poolel võib see tähendada pidevat otsingut ilma maanduseta ehk siis reaalsusest eemaldumist, liigset sõltuvust märkidest, sümbolitest ja igasugustest universumi sõnumitest. Nii, ja tegelikult saab ka teise varjukaardi arvutada. Selleks siis tuleb see klassikaline tee teha, et ühekaupa sünnikuupäevanumbrit kokku liita. Ja kui saad siis suurema numbri kahekohalise arvu kui 22, siis tuleb see number, mis said, sellest 22 lahutada ja siis saad selle varjukaardi number 2. Kui summa on ise 22 või väiksem, siis seda tehet ei peagi tegema. Siis ongi saadud number varjukaardiks number 2 ja sellisel juhul siis põhikaart ja vari langevad kokku. Et võib üks ja seesama kaart olla nii vari kui ka tugevus. 22 saab 22 lahutada, aga siis on tulemus ikka 0 ja 0 ja 22 on mõlemad siis narrikaardi omad. Selle näite puhul siis liidame numbrid kokku, saame 32, lahutame 22 ja saame siis number 10, mis on siis õnneratas või saatuse ratas. Ja kui see on inimese varjukaart, siis see võib nii-öelda liigse kontrolli vajadusele viidata, kontrolli kaotamise hirmule. Selline inimene võib tihti mitte uskuda, et ta on kõrgemalt poolt kaitstud. Elutsüklid on sellised käänulised ja hüppelised, ootamatud pöörded, saatus versus kontroll. Inimene püüab kontrollida ja võitleb oma saatusele vastu. Et selline kombinatsioon võib näidata siis inimest, kes otsib korda ja tähendust, aga kelle elus toimuvad tugevad saatusepöörded ning areng toimub tegelikult ainult muutustega leppides ehk alistudes. Nii, ma loodan, et sa said aimu, kuidas siis oma varjukaarte arvutada ja siin viimase slaidi peal on siis iga tarokaardi juurde kirjutatud siis mul ka mõned märksõnad, mida siis need varjus võivad tähendada. Ma arvan, et ma teen ka sellest koopia ja panen siis siia video alla, ehk on siis parem lugeda, aga tegelikult saab ka video pausi peale panna ja oma tulemusi siis siit tabelist vaadata. Loodan, et sul oli põnev. Järgmise korrani.